Tere, mina olen Kristel. Olen Rakvere Reaalgümnaasiumi ning ka Reali TV vilistlane ja tutvustan teile natukese Reali TV statistikat. Reali TV'l on YouTube'is videote vaatamisi ligi 30 000. Hinnanguline vaatamiste arv on kõvasti üle 55 000 minuti, mis tähendab, et inimesed on Reali TV'd vaadates veetnud üle 900 tunni ehk 40 päeva. Otse loomulikult vaadatakse Reali TV'd enim Eestis, kuid auväärsel 2. ja 3. kohal platseeruvad Soome ja Saksamaa, kus asuvad meie sõpruskoolid. Kuid sellele vaatamata leidub silmapaarega näiteks Lätis, Leedus, Venemaal, Rootsis, Norras, Taanis, Suurbritannias, Iirimaal, Hollandis, Hispaanias, Ungaris, Belgias, Portugalis, Prantsusmaal, Austrias, Serbias, Bosnia-Hertsegoviinas, USAs, Austraalias ja Alžeerias. Reali TV võlgneb suured tänud ka suhtlusvõrgustikele, sest koolitelevisiooni vaatab suurem enamus just Facebookist. Kuid leidub ka mõni üksik, täpsemalt vaid 0,5%, kes kooliõpilasele omaselt meil guugeldades üles on leidnud. Demograafilist teavet uurides selgub, et lausa 2/3 vaatajatest on naissoost. Neist 65% on 13–17 aastased. Meessoost vaatajate hulgas on vanusemäär samuti kõrge just 13–17 aastaste seas. Keskealiste vaatajate protsent meeste hulgas on aga 15,4 ning naiste hulgas vaid 3,9%. Ka vanaisadel meeldib Reali TV rohkem, 7,3% vaatajaskonnast. Vanaemasid on vaid 1,3%. Keskeltläbi vaadatakse Reali TV ühte saadet 4 minutit, mis teeb 30% kõigi saadete keskmisest pikkusest. Laiaulatusliku uurimuse tulemusena selgus, mida kõige enam vaadatakse ja mis vaatajaid kaotab. Tuli välja, et vaatajaskond suureneb, kui toimub mõni põnevam esinemine või mõni tähtis intervjuu, olgu siis õpilase või õpetajaga. Samuti on rohkem vaatamisi saate sekunditel, kus kaadris on rohkelt inimesi. Ehk loodavad vaatajad endid üles leida ekraanipildilt. Kuid peame tõdema, et paljud kultuuriüritused kaotavad vaatajaskonda ja teadmata põhjustel pole ka direktori kõned eriti populaarsed. Sellele vaatamata on Reali TV ainulaadne omasuguste hulgas.
puhvetikaardi. Kõigi Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilaste vahel läheb loosi see 5-eurone puhvetikinkekaart. Teil tuleb vaid vastata ühele küsimusele. Esimene koht saab endale ka sellise mälupulga, mis on ühtlasi ka diktofon ning seda võite praegu Rakvere fotolaborist Vaala keskuses soodushinnaga osta. Ning esimene koht saab endale ka sellise markeri, mille kasutust te näete praegu minust paremal ning me rangelt ei soovita teil tunnis kasutada seda, et spikerdada. Ning loosime välja ka teise ja kolmanda koha, kes samuti saavad endale ühe sellise markeri. Nüüd, et loosis osaleda, tuleb teil vastata küsimusele. Mitmes riigis peale Eesti veel Reali TV-d vaadatakse. Kui teil on vastus olemas, siis külastage seda linki, mille leiate ka meie video alt ning jätke meile oma andmed ning õige vastus. Ning loosime välja selle juba järgmise nädala saates. Vastuseid võtame vastu kolmapäevani kella 23.59. Nii et edu kõigile. Tere, Kati! Tere! Suusahooaeg käib hoogsalt. Kuidas läinud on siiamaani? Toredasti on läinud. On läbitud mõned maratonid Eestimaal ja mujal ja mõned on veel sõita. Mis olnud on? On olnud 2 Austriat, Itaalias Marcelonga, Alutaguse maraton, Tartu teatemaraton ja Tartu maraton. Minu esimene välismaraton, abikaasa kinkis mulle selle 40. juubeliks, see oli Vaasa Loppet ja see oli 10 aastat tagasi. Ständigt söker nya energikällor. Suga upp den och lagra den. Och nu är de iväg. Nu drar vi upp startbanderollerna för det 87:e Vasaloppet. Och 50 spår i bredd. Jag tror till och med 50. Nii et põhimõtteliselt sinna saab kirja panna, kuna ta ise on märtsi esimesel nädalavahetusel ja see on nii hoogsasti täis minev maraton, et kevadel, kui mees mulle kingituse tegi, siis ta panigi kirja, et sinna peab panema pool aastat enne kirja. Oled sa käinud seal oma perega või on keegi meie majast või õpetajatest, õpilastest ka nendel üritustel, võistlustel osalenud? Eesti omadel minu meelest meie õpetajatest, meie maja õpetajatest nagu ei ole kedagi käinud, välismaal ka mitte. Et välismaratone me sõidame valdavalt abikaasaga koos, vahest tütar ka. Sellel aastal Austria ja Marcelonga sõitsime koos tütrega. Nädal tagasi oli teatesõit. Jah, nädal tagasi on niisugune hästi huvitav ettevõtmine Tartu maratoni raames, mida tehakse Vaasa Lopetil juba aastaid. Et sellel aastal toimus teine Tartu teatemaraton. Ja see on nädal aega enne ja see sõidetakse läbi, terve see 63 kilomeetrit sõidetakse läbi siis 4 inimesega, et see võistkond on siis ükskõik kellest moodustatud. Meil oli ta perevõistkond, juba eelmine aasta perevõistkond, et on 4 vahetust. Esimene on siis Matule 12 kilomeetrit, siis Matult Palule 20 kilomeetrit ja siis on üks 14 kilomeetrine etapp, või mitte Palule, Palu on viimane etapp. Ja viimane etapp on 16 kilomeetrit, nii et me oleme jaganud selle perekonna vahel niimoodi ära, et me jagame teda perega, aga see on hästi populaarne. Et kui esimene aasta oli umbes 100 võistkonda, siis nüüd oli juba 150. Et siis ülejäänud võistkond sõidab punktidesse autoga kaasa ja niimoodi ergutatakse, et hästi vahva üritus. Eile oli Tartu maraton, kuidas seal läks? No ütleme, et alati võib paremini minna. Ma arvan, et sellel aastal me ei olnud taastunud hästi ja natuke oli haiguse vimma, aga ma jäin väga rahule. Sõitsin oma üldse kõige parema aja välja. 3.52 oli mu aeg. Ma olin 20 naine, oma vanustest teine, aga ma ei mahtunud 1000 hulka, nii et hästi palju on häid suusatajaid juurde tulnud. Ja selle aasta talv on ka hästi soosinud suusatamist, et paljud on saanud kodukoha lähedal sõita. Olen kuulnud, et sa lähed Vaasa Lopetile. Ma sellel aastal ei lähe, ma olen 4 korda sõitnud Vaasa Lopetit ja sellel aastal ei lähe, aga mõtlen järgmine aasta minna, siis on juubelimaraton 90 korda on siis Vaasa Lopet toimunud, aga sellel aastal on veel Poola ja Norra Birkebeiner. Olen ise mõelnud ja paljud mu tuttavad on ka imestanud, et
Tartu maraton, no päris piisavalt kilomeetrid, et ei ole normaalsed inimesed, aga Vasalopet on veel pikem. Kuidas sa kommenteeriks need kilomeetrid, kuidas need läbida on? Vasalopet on hästi huvitav maraton, ta on nii pika ajalooga ja ta on maailma kõige osavõtu rohkem maraton ja naisi sellele maratonile lubati alles mingite 70ndate ajal, nii et ja naiste ja meeste arvestus käib eraldi, naistel on kollased numbrid, aga see ei ole nii raske maraton. Seal on algul üks pikk tõus ja siis ei ole see, muidugi ma saan aru, 80 kilomeetrit oled läbinud, siis on iga küngas mägi, aga tegelikult minu jaoks ei ole see raske maraton, ta lihtsalt, sa sõidad natuke pikema aja seda. Kas sellised pikad maratonid ja distantsid üldse nõuavad väga palju füüsilist ettevalmistust ja trenni? No pisut ikka jah, kui sa tahad ennast mugavalt seal tunda, et päris niisama ei saa. Räägi sellest vöödlopetist veel lähemalt, mis asi see selline on ja kuidas see toimib? Vöödlopeti sarja maratonid on niisugused pikamaa maratonid, mis on 15 erinevas maas. Nüüd sellel aastal lisandus siis siia, enne seda oli 13, nüüd on Poola lisandunud ja sellel aastal Venemaa, kus on esimest aastat siis maraton. Ja need inimesed, kes on liitunud selle vöödlopeti maratonide sõitmisega, nendel on passid. Passides on siis selle maa kohta lipp, sinna kirjutatakse tulemused ja sa saad vöödlopeti meistriks, kui sa oled läbinud 10 maratoni, kui selles üks peab nendest olema teisel kontinendil sõidetud. Et teisel kontinendis meie mõistes on siis Jaapanis, Kanadas, Ameerikas ja Austraalias. Et meil on läbi sõidetud tegelikult kõik maratonid välja arvatud Jaapani ja Austraalia maraton ja me oleme kahekordsed meistrid ja 2 passist on puudu praegu täpselt see teisel kontinendil, et aga kuna kõige lihtsam oleks minna ja Kanada ja Ameerika koos teha, aga kuna me ei ole Austraalias ja Jaapanis käinud, et siis tõenäoliselt need tuleb eraldi teha. Ja siis need on hästi populaarsed, nii et nendesse registreerimine on niisugune juba tegelikult tutvuste kaudu registreeritakse nii, nagu meie sellel aastal Marcelongale saime, et on piirid, kust üle, näiteks Marcelongal on 6000 piir, rohkem sinna ei võeta inimesi ja siis on Birkebeiner Norras, mis on suhteliselt niisugune, mis hästi kiiresti täis läheb, mida läbitakse seljakotiga, kus on 3,5 kilone seljakott ja see on nagu selle mingi vana legendi järgi, kuidas Ülemägede kuningapoega päästeti, et selle legendi järgi tulnud nagu. Ja siis on Vasalopet, need on nagu 3 maratoni, mis hästi kiiresti täis lähevad ja mida on raske nagu saada. Aga teistel on nagu lihtsam saada ja teised on ka väiksema traditsiooniga. Kas nendel pikkadel matkadel, siis suusamatkadel, nimetan neid niimoodi, paned täie rauaga või naudite seda ka kuidagi teisel moel, seda sõitu? Tead, see on nii ja naa. Siiamaani me oleme kogu aeg nautinud sõitu Norra maratonil, sest see on nii raske, 18 kilomeetrit on otse ülesse, et seda me naudime ja teeme hästi rahulikult. Ja sõidame ainiga alati koos. Vasalopetit me paneme alati täiega, sest seal saab medali, kui sa vähem kui 1,5 korda kaotad võitjale. Ja kuna medalit ju tahaks, siis võt seal me paneme täiega jälle. Ja Marcelonga on see, mida me oleme ka ikkagi maksimaalselt sõitnud. Aga tähendab, kui sulle number juba kaela pannakse, siis reeglina sa ikkagi päris ei jaluta. Ütleme nii, et sa ei anna endast maksimumi, sa tead, et vahest on kohe vaja tagasi sõitma hakata või mis iganes, aga on jah, mõned maratonid, ja Tartu maraton on see, mida me ikka püüame täiega teha. Sest kui sa tuled sealt koju, siis on lihtsalt see, et igaüks ajab näpuga järge ja vaatab, mis koha peal sa oled ja nii edasi. Mida sa soovitaksid võib-olla neile, kes suusatavad võib-olla ainult oma lõbuks või kes pole üldse suuski alla saanud? Need, kes pole üldse suuski alla saanud, soovitan minna ja täiskasvanud näiteks võtta mingi õppetund, et oleks lihtsam seda alustada, sest teatavasti
ikkagi, kui sul on jala otsas midagi ja käe otsas midagi, siis see nõuab natuke rohkem koordinatsiooni, et aga talvel on see minu meelest üks ilusamaid või spordi tegemise vorme, sellepärast et töötavad nii käe kui jala kui kõhu, mis iganes lihased. Ja need, kes teevad seda oma lõbuks, väga tore ju, ega kõik ei saagi võistelda ja kõik ei olegi niisugused imelikud, kes kogu aeg niimoodi tahavad teistega koos seda läbida ja et see oma lõbuks on väga tore, võtke lapsed ka kaasa või lapsed võtke oma vanemad kaasa ja minu meelest on see väga tore ajaveetmisviis.